Lugupeetud Iisraeli kodanikud, mu kallid vennad ja õed, lahing pole veel lõppenud. Aga juba praegu võime väga selgelt öelda, et meil on ajaloolisi saavutusi. Tahaksin meenutada, kus me olime. Iraan püüdis meid kägistusrõngasse võtta. Hamas Gazas, Hezbollah Liibanonis, Assadi režiim Süürias, relvarühmitused Iraagis, Hutid Jeemenis, Iraan ise. Ehk siis, nemad tahtsid meid lämmatada, aga meie lämmatame neid. Nad ähvardasid meid hävitamisega ja nüüd võitlevad ise ellujäämise nimel. Me tabassime neid, meil on veel palju teha ja ma kohe selgitan seda. Aga ma tahan alustada just Iraanist, just rahvajuhist. Sest ma olen veetnud ja pühendanud märkimisväärse osa oma elust selle nimel, et üht asja ära hoida. Et see terrorirežiim saaks tuumarelvi, mille kaudu ta püüab hävitada juudi riiki ja lõpetada juudi ajaloo. Ma rääkisin sellest kongressis, ÜROs ja mitmetes parlamentides. Ma kiitsin heaks igasuguseid meetmeid, enamik neist salajased, et neid pidurdada. Ja tegelikult me pidurdasimegi neid. Aga maailm ei kuulanud. Paljud ütlesid, et asi pole nii hull. Pole ju nii hull, kui Iraanil on tuumarelv. Neid hääli olen ma kuulnud mitte ainult väljastpoolt, vaid isegi meie seast. Ja mina, Iisraeli peaministrina ja juudi riigi, selle ainsa ja ainulaadse riigi juhina, ei saanud seda mitte mingil juhul aktsepteerida. Ja suur muutus toimus tol Amkelavi ööl, kui ma kuulutasin pidulikult teile kõigile, et meie vaprad piloodid lendasid Iraani taevas. Lennates Iraani taevas ja tabades edukalt sihtmärke üle kogu Iraani. Meie olime tõepoolest esimesed, kes murdsid hirmubarjääri, selle sügava hirmu tegutseda Iraanis endas. Ja ma mäletan väga hästi oma tunnet sel hetkel, kui palju tugevaid emotsioone, kui suur uhkus ja kui palju külmavärinaid üle keha. Ja ma tean, et te kõik tunnete seda samuti ja tundsite seda. Meie olime esimesed, kes initsiatiivi võtsid, sest meil oli täielik teadlikkus kõigest, mis kaalul oli. Aga kui ma oleksin teile aasta tagasi öelnud, et meie piloodid lendavad Iraanis, kes teist oleks seda uskunud? Ja kui ma oleksin teile aasta tagasi öelnud, et Ameerika Ühendriigid, maailma tugevaim riik, võitlevad meie kõrval, õlg õla kõrval, tiib tiiva kõrval, peaaegu 40 päeva ühise vaenlase vastu, kes oleks seda uskunud? Aga see kõik juhtuski. Sest meie võtsime initsiatiivi, meie tegutsesime, meie ründasime. Ja miks me kampaaniasse astusime? Sest Iraan oli väga lähedal tuumarelvade hankimisele ja suutlikkusele toota rakette. Tuhandeid rakette. Mitte ainult käputäis rakette päevas, vaid sadu, mis langesid iga päev meie peale. 2 eksistentsiaalset ohtu, mille pidime meie pea kohalt ära tõrjuma. Kui me poleks alustanud operatsiooni Amkalb ja seejärel lõvi mõirgamist, oleks Iraanil juba tuumapommid olemas. Seda me takistasime. Ja ma ütlen teile, kuidas me seda takistasime. Sest enne operatsiooni Amkalb sain seekord täpse ja reaalajas luureinfo, mis ütles meile, et Iraan hakkas tegutsema rikastatud uraani muutmiseks tuumarelvaks. Ja hetkel, kui me selle luureinfo saime, asusime tegutsema. Me kõrvaldasime nende 12 peamist tuumateadlast, ründasime nende tuumarajatisi koos oma Ameerika sõpradega. Kas te mäletate Fordovi rünnakut B2-ga? Millist suurepärast tööd nad tegid? Ja me ründasime ka raketiladusid ja sadu raketilansaatoreid. Ning kõik see eemaldas meilt topelt ja vahetu eksistentsiaalse ohu. Aga pärast Amkalbi, mõned kuud hiljem, sain taas täpse luureinfo ja taas õigel ajal. Ja see luureinfo näitas, et Khamenei andis käsu nii tuumatööstuse kui ka raketitööstuse uuendamiseks ja isegi laiendamiseks. Ma kasutan sõna tööstus, sest ta viitab millelegi palju laiemale. Ta tahtis nii raketitootmist kui ka tuumatootmist peita sügavale kõrge mäe alla, nii et isegi B2 lennukid ei suudaks seda tabada. Ja taas ei saanud me kõrvale jääda.
Siis me tegutsesime. Me kõrvaldasime veel 8 tuumateadlast, kes olid seotud relva kokkupaneku ja tootmisega. Mitte ainult rikastatud uraani puhul. Ilma nendeta pole võimalik aatomipomme valmistada. Me hävitasime Araki raskeveejaama. Hävitasime kogu tsentrifuugide infrastruktuuri ning lisaks ka ühe uraanitootmistehase. Ehk siis põhimõtteliselt jõudsime punkti, kus Iraanil pole ühtegi aktiivset rikastamistehast ja enamik nende raketitootmisvõimekusest on kadunud. Neil on endiselt rakette, neil on raketivaru, aga see hakkab otsa saama. Ehk siis me suutsime siin tuumaprogrammi ja raketiprogrammi laiali lammutada. Ja meil oli ka veel üks eesmärk. Iraani režiimi laiali lammutada ja seda oluliselt nõrgestada. Kõige madalamale tasemele, kõige nõrgemaks alates, režiimi kehtestamisest 47 aastat tagasi. Ma tahan öelda, mida me tegime. Kõrvaldasime kõrgeiva juhi Khamenei, tema asendaja Rajani, kaitseministri, luureministri, relvajõudude staabiülema, Quds-vägede operatsioonide juhi, revolutsioonilise kaardiväe komandorid, Basiji juhid, julgeolekujuhtkonna kõrged liikmed, luurejuhtkonna, õhuväe ohvitserid, droonide eest vastutava isiku, terrorismi rahastaja, Iraani mereväe komandori, Kaspia mere laevastiku, 10 revolutsioonilise kaardiväe ja siseturvalisuse kasarmuid, 10 koptereid ja transpordilennukeid, revolutsioonilise kaardiväe rahamasina. See on Iraani terasetööstus ja 3/4 Iraani naftakeemiatehastest. Just sellest elab revolutsiooniline kaardivägi. Ründasime Iraani suurimat gaasitehast, kütuselaod, ühendusteid ja raudteid, mida kasutati vägede ja relvade transportimiseks, 10 sõjatööstuse tehaseid ning on veel palju muid üksikasju. Ma säästan teid, aga neid me ei säästnud. Tegime siin tohutu muudatuse. On inimesi, kes ütlevad, et meil pole saavutusi, suuri saavutusi, ja see kajastub selles nõrgenenud režiimis, mis palub ja anub relvarahu. See kajastub sisemistes konfliktides. Tippjuhtkonnas me teame seda. Me näeme nende kasvavaid raskusi kodanike vajaduste rahuldamisel. See kajastub terrorirežiimi sügavas nõrgenemises. Iraan ei ole enam seesama Iraan ja Iisrael ei ole samuti enam seesama Iisrael. Need, kes ävardasid meid hävitada, võitlevad nüüd iseenda ellujäämise nimel. Ja mis puudutab tablonaamsi, siis ka seal oleme teinud suuri asju. Esiteks kehtestasime reegli. Iisrael, me ei talu olukorda, kus terroristlikud organisatsioonid asuvad meie piiril. Seetõttu lõime sügavad turvalzoonid vaenlase territooriumil. Gazas kontrollime enam kui poolt, üle 50% sektorist. Me piirame Hamasi igast küljest ja võtame nendega arvele. Süürias oleme Hermoni tipus ja jõuame kuni Jarmukini ning ka seal hoolitseme asjade eest, nagu hoolitsesin meie liitlaste, truuside, meie vendade eest. Libanonis toimus radikaalne muutus. Kas te mäletate Nasrallahi? Ta hooples, kuidas ta meid kutsus juute ämbliku võrkudeks. Ta kõrvaldati. Ja koos temaga kõrvaldasime ka tema tohutu raketiarseali, 100–150 000 raketi ja mürsuvaru, mille me hävitasime 6 tunniga suurema osa neist. Mõned raketid jäid neile siiski alles. Me tegeleme sellega, aga nad olid veel midagi plaaninud. Nad plaanisid, et 1000 Raduani üksuse terroristid jõuavad maskeeritult piirini, tungivad sisse ja vallutavad Galilea. Selle ohu kõrvaldasime. Me saavutasime selle. Kõigepealt tapsime neist paljud. Hävitasime kogu maa-aluse võrgu, mille nad olid ette valmistanud. Tunnelid, terroristide külad ja lõime 8–10 kilomeetri laiuse turvatsooni, et eemaldada raketioht meie kogukondadest. Me võitleme endiselt nende vastu. See pole veel läbi. Te nägite, et vaid mõni päev tagasi tegime suurima operatsiooni pärast piipareid. Me kõrvaldasime 100 kaupa terroriste korraga, 10 minutiga ja me pole veel lõpetanud. See on kogu aeg jätkunud. Me võitleme Hezbollah'ga, sest olen otsustanud Põhja elanikele turvalisuse tagasi tuua. Nad väärivad seda, nagu ka kõik Iisraeli kodanikud. Ma tahan teile öelda, mis siin juhtus. Selle jõudemonstratsiooni otsese tulemusena võttis Liibanon meie eelmisel kuul ühendust. Nad pöördusid meie poole mitmel erineval korral. Alustada otseseid rahuläbirääkimisi. Meiega pole seda ajaloos veel juhtunud. Tegelikult juhtus see korra aastakümneid tagasi,
Aga nüüd nad pöördusid meie poole ja ma kiitsin selle heaks. 2 tingimusel. Me tahame saavutada Hezbollah relvitustamist ja tahame tõelist rahulepet. Rahulepet, mis kestaks põlvkondi. Ja ma tahan teile veel midagi öelda. Mitte ainult Liibanon ei otsi meiega kontakti. Paljud teised riigid, nii Lähis-Idas kui ka väljaspool seda, otsivad meiega koostööd ja liite, sest nad näevad meie tugevust. Tugevus toob lähemale, nõrkus tõukab eemale. Tugevus toob lähemale. Ja täna on Iisrael tugevam kui kunagi varem. See väike Iisrael, võib-olla väike territooriumi poolest, kuid hiiglane oma vaimu ja vankumatu otsusekindluse poolest, on saanud piirkonna kõige tugevamaks jõuks. Kõik saavad sellest aru ja teatud mõttes on ta ka maailma võim. Siis öeldakse meile, et pole saavutusi. Siin on tohutuid saavutusi. See on ajalooline muutus. Me purustasime tuumaprogrammi, purustasime raketid, purustasime režiimi. Meil on enneolematu liit meie suure sõbra, Ameerika Ühendriikide presidendi ja Iisraeli kaitsejõududega. Iisraeli kaitsejõudude ja loomulikult Ameerika Ühendriikide armee vahel. Suhted, mida pole kunagi varem olnud. Need saavutused ei ole veel lõppenud. Iraanis on endiselt rikastatud materjali ja nagu president Trump ütles, tuleb see eemaldada. Kas see eemaldatakse kokkuleppega või eemaldatakse see muul viisil? Aga mina ja president Trump teeme koostööd Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel, nagu kunagi varem. Need on saavutused, mis muudavad kogu jõudude tasakaalu. Iisrael on nüüd teistsugune Iisrael, tugevam kui kunagi varem. Ja kuidas me selle kõik saavutasime? Või enne seda pean ütlema, on neid, kes alahindavad neid saavutusi. Nad pisendavad neid. Loomulikult eelkõige Iraan ja Iraani propaganda kajab meie kommunikatsioonikanalites ning meie poliitiliste vastaste propaganda kajab Iraani meedias. Aga see ei muuda tõsiasja. Siin toimub tohutu, hiiglaslik muutus ja see juhtub tänu meie vapratele pilootidele, meie vapratele naispilootidele ning meie maapealsetele meeskondadele, kes töötavad väsimatult. Meie kangelaslikele komandöridele ja sõduritele. Neile, kes on meie eest langenud ning neile, kes on saanud haavata nii kehas kui hinges, kellele soovime kiiret paranemist. Ja see juhtub tänu teile, Iisraeli kodanikud, kes olete kogu aeg kindlaks jäänud. Tervitan teid ja see toimub tänu minu juhtimisel valitsuse poolt vastu võetud julgetele, otsustavatele ja arukatele otsustele. Ja ma tahan teile öelda. Me pole veel lõpetanud. Nad tõusevad üles universumi koerte jõuga ja möirgavad nagu lõvid ning Jumala abiga tegutseme koos edasi ja jätkame võitmist.